Ukraina tõrjedroonid lendavad juba Pärsia lahe riikides, kuid Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on andnud vihjeid. Rohkem on tulemas ja isegi USA pole selleks valmis. Ukraina valmistub Hormuzi väina saatma midagi suurt. Blokaad? Mis blokaad? Iraan ei suuda peatada seda, mis tulemas on, sest Ukraina astub samme, et tuua täpselt see, mida Iraani režiim poleks kunagi tahtnud oma olulises veetees näha. Hormuzi väina julgeoleku tippkohtumisel kõneldes ütles Zelenskõi sõnad, mida iga Pärsia lahe riik tahtis kuulda. Samuti kui meil on droonileping Lähis-Ida riikidega, siis on meie meredroonid sellesse kaasatud. Seega võib ilmuda ükskõik mida. Me saame kaitses kaasa lüüa. Me saame konvoisid aidata, ütles Zelenskõi kogunenud delegaatidele. Ühe hoobiga kinnitas Zelenskõi, et Ukraina on muutunud riigist, mis sõltus teistest Venemaa agressioonisõja vastu võitlemisel, võimsaks sõjaliseks riigiks, mis suudab teisi nende häda ajal aidata. Ukraina on juba saatnud droonieksperte Lähis-Idasse. Üle 200 oma parima ja nutikama inimese töötab koostöös Pärsia lahe riikidega, et aidata neil välja selgitada, kuidas kasutada tõrjedroone Iraani šahiidide peatamiseks. Need eksperdid hävitavad isegi otse Iraani šahiide, vähemalt kui uskuda Zelenskõid. Nii et see, mida me siin näeme, on samm edasi. Tõrjedroonid on juba õhus. Nüüd tulevad meredroonid ja nagu varsti teada saate, suudavad need palju enamat kui lihtsalt hävitada laevu, mida Iraan Hormuzi väina saadab. Zelenskõi suur vihje tuli veebipõhisel julgeoleku tippkohtumisel, mis toimus enne järelkohtumist, mida Ühendkuningriik plaanib Londonis korraldada. Sellel tippkohtumisel osaleb 35 riiki ja seal arutatakse, kuidas kollektiivne lääs, näiliselt ilma USA-da, kavatseb pärast operatsiooni Epic Fury Hormuzi väina turvalisust tagada. Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer ütleb, et eesoleval tippkohtumisel hinnatakse võimalikke diplomaatilisi ja poliitilisi samme, mida saame astuda, et taastada meresõiduvabadus, tagada lõksu jäänud laevade ja meremeeste ohutus ning taas alustada elutähtsate kaupade liikumist. Ukraina jaoks on see võimalus. Zelenskõi on just meile täpselt öelnud, kuidas tema riik kavatseb saada üheks peamiseks tegijaks Pärsia lahe piirkonnas. Ukraina president mainis ka aastakümneid kestnud lepinguid lahe riikidega, mis on tee, mille kaudu Ukraina meredroonid jõuavad Hormuzi väina. Need väinad on tundnud operatsiooni Epic Fury ja Hormuzi väina blokaadide mõju oma rahakotis. Analüütiku Oguzhan Akhena sõnul on Iraagi, Iraani, Saudi Araabia, Kuveidi, Bahreini ja Araabia Ühendemiraatide ehk AÜE nafta igapäevane eksport juba langenud 12,3 miljonil barrelilt 7,8 miljonile barrelile märtsi lõpuks. Kokkuvõttes ütleb AA väljaanne, et nende riikide jaoks võib nafta ja gaasi kaotatud tulude ning Iraani rakettide ja šahiidi droonide tekitatud kahju kogukulu ületada $50 miljardit selleks ajaks, kui sõda läbi saab. Need Pärsia lahe riigid vajavad liitlast, kes aitaks neil kaitsta oma laevu ja taristut Iraani droonide eest. Ukraina on appi astunud. 19. aprillil, vaid paar päeva enne seda, kui Zelenskõi andis seni suurima vihje, et meredroonid on teel Pärsia lahte, sõlmis Ukraina ametlikult 10-aastased kaitselepingud Katari, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatidega. Need lepingud on olnud töös juba mõnda aega. Nüüd on need ametlikult allkirjastatud ja Zelenskõi vihjab, et see võib olla millegi palju suurema alguspunkt. Me oleme juba sõlminud 10-aastased lepingud 3 võtmeriigiga, Saudi Araabiaga, Araabia Ühendemiraatidega ja Katariga. Meil on juba taotlused 11 riigilt Lähis-Idast ja Pärsia lahe piirkonnast ning me vaatame järk-järgult ka Kaukaasia suunas, ütles Zelenskõi neid lepinguid välja kuulutades. Need lepingud on Ukrainale sama olulised kui Pärsia lahe riikidele. Nagu Politico märgib, on Ukraina kasutanud neid lepinguid elutähtsa naftavarustuse tagamiseks pärast talve, mil Venemaa ründas pidevalt Ukraina energiavõrke ja taristut. Tornafta tarnitakse Euroopa rafineerimistehastesse, kus sellest toodetakse kütust, mis saadetakse Ukrainasse, ütleb Zelenskõi. Mõnel juhul tarnivad Pärsia lahe riigid diislikütust otse. Ukraina saab ka rahalist abi ja tõrjerakette, mis näitab, et need lepingud ei tähenda ainult Ukraina droonide ühesuunalist liikumist Pärsia lahe riikidesse. Ukrainat koheldakse võrdse partnerina ja see tähendab, et ta saab vastu sama palju, kui ise annab. Me ei saa ka eirata, mida see viimane infokild Zelenskõilt tähendab Ukraina positsiooni jaoks tema läänepartnerite seas. Ukraina president on targalt öelnud neile inimestele, kes on 4 aastat aidanud Ukrainal võidelda Vene agressiooni vastu, et Ukraina on valmis aitama. Vähemalt Ühendkuningriik näib olevat väga huvitatud sellest, et Ukraina mereväe droonid siseneksid Hormuzi väina. Starmer nimetas Hormuzi väina taasavamist ülemaailmseks vastutuseks enne virtuaalkonverentsi, kus Zelenskõi poetas vihje. Me peame andma kaubalaevandusele kindlustunde ja toetama miinitõrjeoperatsioone, et tagada ülemaailmse stabiilsuse ja julgeoleku taastamine, on Starmer kinnitanud. Osa kaubalaevanduse kindlustunde tagamisest on see, et mittemilitaarsed alused oleksid kaitstud tulevaste Iraani šaheedi ja kiirpaatide rünnakute eest. Ukrainas mereväe droonid sobivad selleks ülesandeks suurepäraselt.
Ühendkuningriik tunnistab seda fakti ja on juba öelnud, et Ukraina võiks mängida kasulikku rolli Hormuzi väina taasavamisel. See kasulik roll ei piirdu ainult mereväe droonide ja pealtpüüdurite pakkumisega. Ukrainal on kogemusi blokaadidega tegelemisel, eriti selle blokaadiga, mida Venemaa üritas kehtestada Ukraina peamistes toiduga kindlustatuse koridorides Mustal merel. Tõsi, Ukraina pidi tegelema Musta mere laevastiku koosseisus tegutsevate Vene sõjalaevadega, mitte droonide ja kiirpaatidega, mida Iraan kasutab Hormuzi väinas. Kuid paljud relvad, mida Ukraina kasutas selle blokaadi murdmiseks, sealhulgas meredroonid, mis nüüd näivad suunduvad Pärsia lahe poole, olid selles operatsioonis võtmetähtsusega. Ukrainal on tegevusplaan ja mis kõige tähtsam, lahingukogemusega oskusteave, mis tõestab, et nende droonid töötavad ka Pärsia lahes. Ukraina droonid on valmis tegutsema, kuid on üks ootamatu takistus, mille riik võib-olla peab ületama. Me mainisime varem, et USA ei olnud ametlikult kaasatud konverentsile, kus Zelenski oma teadaande tegi. Selleks võib olla igasuguseid põhjuseid, kuid üks neist võib olla see, et USA usub, et tal on oma lahendus Hormuzi väina jaoks. Ameerika on vastanud Iraani blokaadile ja režiimi keeldumisele sõlmida USA-le sobiv kokkulepe, luues omaenda blokaadi. Sel põhjusel on Zelenski poolt antud vihjed sama suur šokk USA-le kui ka Iraani režiimile, kes soovib Hormuzis oma asümmeetriliste taktikatega domineerida. Selle video loomise ajal oli USA blokaad endiselt jõus. 20. aprillil teatas USA president Donald Trump, et Ameerika Ühendriikidel ei ole kavatsust blokaadi lõpetada, enne kui Iraaniga on kokkulepe saavutatud. Trump näib olevat blokaadi mõjudega rahul. 20. aprilli postituses Truth Socialis teatas Trump, et USA blokaad hävitab Iraani täielikult ning see maksab Iraani režiimile hämmastavad $500 miljonit päevas. USA ja Iraan ei paista samuti jõudvat kokkuleppele, mis lõpetaks USA blokaadi. Vaatamata jätkuvatele läbirääkimistele tegelevad mõlemad riigid vastastikuste ähvardustega. Samuti teatas Iraan 20. aprillil, et kavatseb vastata pärast seda, kui USA oli eelmisel päeval hõivanud Iraani kaubalaeva. Trump on väitnud, et USA hakkab ründama Iraani tsiviilinfrastruktuuri, kui tulevased läbirääkimised ebaõnnestuvad, samal ajal kui pole sugugi kindel, kas Iraan viimastele kõnelustele Pakistanis üldse kohale ilmub. Seega on Hormuzi väina olukord endiselt ebastabiilne. Ja tuleb küsida, kas USA oleks rahul, kui Ukraina mereväe droonid siseneksid sellesse veeteesse. See on raske küsimus, millele vastata. 5. märtsil, mis oli umbes nädal pärast operatsiooni Epic Fury algust, väitis Zelenski, et USA oli palunud Ukrainalt abi Iraani Shahedi droonide vastu võitlemisel. Ukraina president ütles tol ajal, et Ukraina oleks enam kui valmis vahetama oma tõrjedroonid ja oskusteabe USA-ga Patriot õhutõrjesüsteemide vastu. Tollal tundus Trump sellele abile avatud olevat. Ta ütles isegi, et võtaks vastu igasuguse abi ükskõik millisest riigist pärast Zelenski märkusi. Kuid vaid 11 päeva hiljem teatas Independent, et USA oli Ukraina pakkumised droonitehnoloogiaga abistamiseks tagasi lükanud. Nagu sageli juhtub, ei tea Ukraina täpselt, kuidas USA temasse suhtub. See viib meid tagasi Zelenski suure vihjeni. Kui USA ei soovi Ukraina abi Hormuzi väinas, siis Ukraina ei hakka seda taga ajama. Ta läheb mööda. Just sellest räägivadki need 10-aastased kaitselepingud laheäärsete riikidega, kuna Ukraina positsioneerib end võtmerelvade tarnijana riikidele, keda on mõjutanud Ameerika ja Iraani tegevus Hormuzi väinas. Tuleme tagasi relvade enda juurde. Ukraina tõrjedroonid lendavad juba lahe piirkonnas. Nüüd astub Ukraina sammu edasi, et tarnida oma uutele lahepartneritele mereväe droone. Aga kas need droonid suudavad tõesti tuua sellise suure muutuse Hormuzi väinas, mis võiks blokaadi lõplikult lõpetada? Enne kui sellele küsimusele vastame, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg seda teha, enne kui sukeldume sellesse, mida Ukraina meredroonid tegelikult pakkuda suudavad. Nüüd teame meredroonide põhitõdesid. Need mehitamata pinnalaevad juhitakse kaugjuhtimise teel ja neid saab kasutada võimsate lõhkepeade toimetamiseks laevadele. See on kõik väga hea ja Ukraina on oma meredroone selleks otstarbeks Mustal merel juba aastaid kasutanud. Aga Ukraina ei seisa kunagi paigal. Nad uuendavad pidevalt ning mõned hiljutised arengud meredroonide vallas on muutnud need relvad millekski enamaks kui lihtsalt kasulikuks lisaks Hormuzi väinas. Neist on saanud potentsiaalsed blokaadi lõpetavad vahendid, mida laheäärsed riigid ja lääneriigid, kes soovivad veetee taasavada, võiksid kasutada. Kõigepealt läheme tagasi 17. märtsi. Sel kuupäeval teatas Militani märkimisväärsest saavutusest, mille saavutas üks Ukraina Magura V7 droonidest. See saavutus polnud seni avalikkusele teada. Tegelikult juhtus see 2025 aasta septembris, kui Ukraina osales NATO Repmus ja Dynamic Messenger õppustel, mis toimusid Portugali ranniku lähedal. Nendel õppustel olid sinised ehk NATO väed ja punased, kes juhtumisi kasutasid Ukraina Magura V7 droone, et võidelda NATO sõjalaevadega sõjamängu stsenaariumis.
Nende sõjamängude jaoks loodi 5 stsenaariumi. Kõigis 5 võitsid punased siniseid. Selleks kasutasid punased erinevaid Magura V7 mereväedrooni versioone, mis olid kohandatud iga õppuse jaoks konkreetset eesmärki täitma. Ühel juhul oli Magura varustatud luureseadmetega, et aidata punastel suunata liiklust Portugali rannikul. Teisel juhul oli Ukraina droon varustatud kuulipildujaga, millega sai veepinnal olevaid ohte tulistada. Kuid Magura suurimaks saavutuseks oli seni vähemalt ühe NATO fregati simuleeritud uputamine. Sõjamängude reeglite kohaselt loeti võiduks see, kui üks Ukraina droonidest suutis sihtmärgi, näiteks laeva radarisüsteemi, lukustada ilma, et sinised oleksid seda avastanud. Magura õnnestus ikka ja jälle. See on see tüüpi mereväedroon, mis suundub Pärsia lahele ja Iraan peab muretsema. Magura V7 on olnud kasutusel alates 2025 aastast. Selle kruiisi kiirus on 23 sõlme, kuid see suudab saavutada tippkiiruseks 39 sõlme, mis on enam kui piisav, et vajadusel Iraani kiirete paatidega tagaajamistes osaleda. Drooni standardversioon suudab merel püsida 48 tundi järjest ning selle tegevusraadius on 800 meremiili. Kõige murettekitavam Iraani jaoks on see, et Magura V7 suudab kanda 650 kilogrammist ehk üle 1400 naelast kasulikku koormat. Me juba teame, et sellest piisab NATO fregati uputamiseks sõjamängude ajal. Palju väiksemate paatide jaoks, mida Iraan üritab kasutada Hormuzi väina kontrollimiseks, on selline plahvatusjõud surmaotsus. Nii et Pärsia lahe riigid võivad saada endale meredrooni, mis suudab toime tulla Iraani mereväe poolt esitatavate ohtudega. Aga kuidas on lood Iraani Shahidi droonidega? Need droonid on lennanud üle kogu Hormuzi väina, sihtides kaubalaevu ja sisuliselt takistades Pärsia lahe riikidel oma nafta ja kauba teiste riikideni toimetamist. Ukraina on juba pakkunud lahenduse Shahididele oma püüdurdroonide näol. Siiski on need droonid kõige tõhusamad siis, kui nad kaitsevad statsionaarseid sihtmärke riigi territooriumil, kes neid kasutab. Kaubalaevad ei ole statsionaarsed sihtmärgid. Aga see ei tähenda, et Ukraina meredroonid ei saaks aidata Iraani Shahedi ohu vastu Hormuzi väinas. 19. aprillil teatas Militani esmakordselt, et Ukraina kasutas meredrooni kandjat, et tõkestada Vene Shahed-tüüpi drooni. Selles operatsioonis nägime, kuidas Ukraina suutis kasutada üht oma meredrooni õhudroonide emalaevana, lastes need õhku otse meredroonilt. Ukraina pole avalikustanud, millist oma meredrooni selles operatsioonis kasutati. Siiski ilmusid märtsis teated, et Ukraina oli modifitseerinud osa oma Magura droonidest, et need suudaksid kanda ja välja lasta püüdurdroone. See tundub olevat üsna suur vihje. Ukraina on avaldanud ka kaadreid oma enneolematu saavutuse kohta. Videos on näha, kuidas üks Ukraina püüdurdroonidest sööstab taevasse pärast seda, kui see on vabastatud mereväe droonitekilt. Seejärel vahetub vaade sellele, mida püüdurdroon ise salvestab, kui ta läheneb Vene Shahedi droonile. Järgneb pildimüra. Droon tabas otse sihtmärki. Ja just nii on Ukraina näidanud, et on laiendanud oma võimekust õhudroonide ohtudega toime tulla. Kaugjuhitavate õhudroonide meredroonilt startimise kontseptsioon ei ole Ukraina jaoks uus. Ukraina on seda varemgi teinud, peamiselt kasutades FPV-droone, mis lastakse välja meredroonidelt, et hävitada palju suuremaid Vene õhuvahendeid, näiteks koptereid. Aga see on esimene kord, kui näeme, et Ukraina uue põlvkonna püüdurdroone lastakse välja ühelt tema meredroonidest. Sünergia on selgelt näha. Ukraina saadab juba püüdurdroone lahe piirkonda. Nüüd demonstreerib Ukraina oma meredroonide uusi võimeid, mis võimaldavad Pärsia lahe riikidel saata oma püüdurdroonid Hormuzi väina. Mõelge, millised võimalused see avab. Sellised riigid nagu Saudi Araabia ja Katar saavad saata oma naftatankereid Hormuzi väina koos varjatud Magura kohalolekuga. Kui Shahid ilmub, tõuseb Magura pinnale ja laseb välja püüduri. Ja kui kiirkaater üritab vahele segada, saab Magura selle pihta tulistada kuulipildujaga või vajadusel hävitada paadi oma võimsa lõhkeaine koormaga. Ja kõige selle juures ei saa me unustada, mida Ukraina mereväedroonid on varem saavutanud. Need droonid on üks peamisi põhjuseid, miks 1/3 Venemaa kurikuulsast Musta mere laevastikust oli 2024 aasta märtsiks hävitatud. Mereväedroonid koos rakettide ja õhudroonidega on Venemaa sõjalaevu nii tugevalt rünnanud, et nad on sunnitud Krimmist taanduma. Nüüd seisavad need laevad Venemaa mandriosas Novorossijski sadamas, olles Krimmist eemale tõrjutud. Venemaa sõjalaevad seilavad nüüd harva. Nad teavad, et Ukraina meredroonid ootavad neid. Ukraina on kasutanud ka selliseid droone, mille kohta Zelenski vihjab, et need jõuavad lahele, et rivist välja lülitada vähemalt üks Vene allveelaev. Iraanil on hinnanguliselt 28–30 allveelaeva oma laevastikus. Need allveelaevad ei ole turvalised, kui Ukraina meredroonid sisenevad Hormuzi väina. Ukraina on kasutanud oma meredroone ka selleks, et rünnata Kertši silda, mis ühendab okupeeritud Krimmi Venemaa mandriosaga. Nii et merel asuva taristu ründamise võimalus lisandub nende asjade hulka, mida Pärsia lahe riigid Ukrainalt saavad.
me mõtleme, kas kamikaze Megura droonid leiavad peagi tee Iraani sadamatesse, et peatada kiirete paatide väljalaskmine juba nende lähtekohas. Just see mitmekülgsus muudab Ukraina meredroonid nii oluliseks ressursiks Hormuzi väinas. Peaaegu miski, mida Iraan võiks sellest veeteest välja saata, ei ole nende droonide eest kaitstud. Shahidid saab alla võtta Ukraina meredroonide tekkidelt välja lastud tõrjerakettidega. Kõik alused, mida Iraan saadab Hormuzi väina, alates kiirpaatidest kuni sõjalaevade ja isegi allveelaevadeni, on ohus. Ukraina droonid suudavad neid kõiki tabada. Ja kuna Ukrainal on juba üle 200 droonieksperdi paigutatud Pärsia lahe piirkonda, saavad Ukraina uued partnerid õppida tundma ja kasutusele võtta uusi droone, tuginedes juba tõestatud tööpõhimõttele, mis on Venemaa vastu edukaks osutunud. Mis puudutab Ukrainat, siis teeb ta veel ühe suure sammu selle poole, et saada Pärsia lahe piirkonnast tõeliseks jõuks, kui tema meredroonid kohale jõuavad. Seega saab Ukraina muutumine lõpule viidud. Kui Venemaa tungis 2022 aasta veebruaris kallale, oli Ukrainal armee, mis tugines peamiselt nõukogudeaegsele varustusele. Ometi suutis ta vastu pidada ning järgnenud aastatel aitasid lääneriikide abilaineid. Aga nüüd on Ukraina palju enamat kui varem. Ukraina juhib maailma droonide arendamisel ning tal on lahendused, mida Pärsia lahe riigid vajavad Hormuzi väina taasavamiseks. Ukraina mereveedroonid lastakse peagi valla just sinna, kus Iraan neid kõige vähem näha tahab. Režiim ei saa midagi teha selle vastu, mis tulemas on. Ukraina viimane samm lisab vaid sellele, mida nad on juba Hormuzi väinas teinud. Oleme selles videos puudutanud püüdurdroone ja 10-aastaseid lepinguid. Nüüd saate teada, kuidas Ukraina kasutab oma rikkalikku kogemust Venemaaga toimetulekul, et kujuneda Pärsia lahe riikide jaoks üheks kõige olulisemaks partneriks üldse. Vaadake meie videot, mis käsitleb seda, kuidas Ukraina loob ootamatuid liite ja mida see kõik Venemaa jaoks tähendab. Kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida The Military Show'd, et ei jääks ilma meie kajastustest Ukraina ja Pärsia lahe viimaste arengute kohta. Aitäh vaatamast!